Tere! Mina valisin siis raamatu Sina oled võitja Marcus Rashfordi poolt ja selline on siis see raamat. Ma valisin selle raamatu sellepärast, et ma nägin seda sotsiaalmeedias ning see tundus väga huvitav. Selle raamatu autor Marcus Rashford on üks tipptasemel jalgpallur Inglismaalt, kes mängib praegu Barcelonas. Ta sündis aastal 1997 suures peres ning vaestes tingimustes, kuid sellele hoolimata viis ta ennast ikkagi tippu. Ta kirjutas selle raamatu sellepärast, et õpetada ja anda motivatsiooni, kuidas ka iseennast tippu viia või kogu aeg vähemalt endast parim anda. See raamat ilmus 2021 ja võitis Inglismaal aastaraamatu auhinna. Siin raamatus on palju erinevaid õpetusi ja näiteid paljudest asjadest. Näiteks, kuidas tegeleda närvis olemisega, kui sul on motivatsioonikriis ja paljugi teisi asju. Samuti räägib ta, kuidas tema nende asjadega hakkama sai, kui ta minu vanune oli. Peategelasteks ongi siis Marcus Rashford ja mina ise. Kuna siin väga mingit lugu iseenesest nagu ei ole, sa pead ise mõtlema kogu oma elu valikute järele. Siin raamatus on kokku 8 peatükki, mis tegelevad eraldi probleemidega või nende vältimisega. Näiteks nagu lihtsalt iseenesest olla, nii nagu sa tegelikult oled, kuidas oma enesekindlust kasvatada või kuidas tegeleda tagasilöökidega. Iga peatüki lõpus on tegevuspunktid, kus sa pead midagi tegema või küsimusi avastama. Nagu näiteks, mida sa suudad teha täna, kuid aasta tagasi veel ei suutnud, milline sa tahaksid täna olla ning mida sa naudid. Need küsimused võivad tunduda tegelikult päris tobedad ning lihtsad, kuid kui sa päriselt järele mõtled, vajavad need päris tõsist mõtlemist. Mulle ise meeldis see raamat väga, kuna ma tundsin, et siin raamatus oli palju kohti ning teemasid, mis mind tõsiselt puudutasid. Samuti aitas see raamat mind päriselt mõista sellisena, nagu ma praegu olen. Ma soovitan seda väga lugeda inimestele, kes tegelevad spordiga. Pole vahet, kas natukene või oled tippsportlane. Igaüks siit leiab natuke lugemist.